Tere tulemast kuulama Eesti Noorsooteatri taskuhäälingu teise hooaja 3. saadet. Siin vestlevad erinevad teatritöötajad saatekülalistega loomingust, oma kutsumuse leidmisest ja selle hoidmisest ning mõtestavad elus olemise ilu. Avame ja analüüsime siin teemasid, mis haakuvad Noorsooteatri igapäevase loominguga ning avavad laiemalt meie teatri loomingulisi tegevusi ning eesmärke. Noorsooteatri taskuhääling püüdleb selle poole, et pakkuda argipäevas inspiratsiooni, julgustust, analüüsi ja mõttekaaslust nii noorele kui ka täiskasvanud kuulajale. Täna on lavastaja, nukunäitleja, pedagoogi, kodumaise nukukunsti eestvedaja, Eesti riikliku nukuteatri rajaja ning pikaaegse kunstilise juhi Ferdinand Veike 100. sünniaastapäev. Sel puhul oleme külla kutsunud teeneka raadioajakirjaniku Age Raa ning juttu tuleb siinse teatri algusaegadest, Veikest inimese ja esinejana ning tema elutööst, pühendumisest nukuteatri kunstile. Saatekülalist intervjueerib Nukuteatri muuseumi juhataja Iti Niinemets. Mul on rõõm ja au tänada Noorsooteatrit, mis minu jaoks on tähenduses nukuteater. Et mind täna siia kutsuti, et ma saan rääkida iseendast nukuteatri kontekstis. Teatri jaoks olen ma selles mõttes huvitav eksemplar, et ma olen üks väheseid elus olevaid inimesi, kes oli nukuteatri esimesel etendusel 2. jaanuaril 1952. aastal, kui mängiti Tare tarekest. Ma tean, et see Tare tareke oli ka Draamateatris nukuteatri lavastusena ja see toodi sealt lihtsalt üle, sest Ferdinand Veike oma agaruses ja soovi täitumises oli jõudnud asjadega nii kaugele, et Eestis asutati Eesti NSV riiklik nukuteater. Ja vaat see Tare tarekese etendus oli siis 52. aasta 2. jaanuaril selle nukuteatri ametlik avamine. See toimus Toombi kultuuripalees minu mäletamist järgi ja see asus siis Mustpeade majas. See Toombi kultuuripalee on mitmes kohas olnud, aga siis oli ta seal. Ma olin siis 7,5-aastane. Nii et ma ei mäleta sellest Tare tarekese etendusest eriti suurt midagi. Ma mäletan seda, kuidas mulle tehti selleks puhuks uus kleit ja siis tüdrukud kandsid lehvi peas. Ja siis mul oli niisugune ilus punane valge täppiline lehv ja samasugused punased valgete täppidega kingad. See on mulle jäänud meelde. Ma mäletan väga ägusalt selle Tare tarekese dekoratsiooni. Aga kes seal mängisid ja missugused need nukud olid, no seda ma näen lihtsalt nüüd Ferdinand Veike raamatust. Aga ma olin nukuteatrist väga võlutud. Ma teadsin peast kõiki nukuteatri lavastusi. Ma tundsin näo järgi kõiki nukuteatri näitlejaid ja siis oli kombeks, et teretati. Ja kui ma teatrisse tulin, siis ma tean, et kui ma nägin siin mõnda näitlejat, siis ma tegin kniksu, ütlesin tere. Loomulikult ütles see näitleja mulle ka vastu, sellepärast, et näitlejad ju teadsid, et publikuks on lapsed ja kui laps tuleb teatrisse ja teeb kniksu, ütleb tere, see on ju nii armas. Seda enam, et see oli nagu suur au, kui nukuteatri näitleja võttis sinu tere vastu ja noogutas ja võib-olla isegi ka rääkis sinuga. Ma arvan, et kui mul oleks olnud võimalik, siis ma oleks kogu oma aja veetnud nukuteatris. Ja ma olen selle üle küll väga tänulik, et saatus viis mind hiljem ajakirjanikuna Ferdinand Veikega kokku. Me olime perekonnasõbrad. Me olime väga tihti, nemad vähem minu juures, mina rohkem nende juures. Ükskõik, kas nad elasid siis Lomonossovi tänaval, praegusel Gonsiori tänaval või siis seal Pärnu maantee ja Sakala nurgal.
see oli imeline pere. Ma ei tea mitte ühtegi teist inimest, kes oleks niimoodi nukkudele pühendanud oma elu, nagu seda tegi Ferdinand Väike. Tänu temale me kohtusime ka Moskvas Sergei Obrazzoviga, kes oli ju ka suur Nukuteatri fänn. Värdi õppis ju sealt tema käest väga-väga palju. Obrazzov käis siin Nukuteatri etendusi vaatamas ja andis oma hinnangut. Tänu Obrazzovile sai ju Ferdinand Väike Unimaa rahvusvahelise organisatsiooni liikmeks. Aga Obrazzov oli, tema oli selles mõttes niisugune tüüpiline peanäitejuht. Tema oli organiseerija, administreerija, esindaja. Ta teadis kõike nukkudest, ta oskas sellest rääkida, aga ma ei ole kordagi näinud Obrazzovi nukkudega mängimas. Aga kui Ferdinand Väike ükskõik kus kohas pidas mingi loengu või ettekande, tal oli alati nukk kaasas. Reeglina oli selleks alati Buratino. Ja tal oli oma programm, oma kontserdikava, millega ta siis käis esinemas. Ja see sai alguse ka 50ndatel aastatel Eesti NSV riiklikust filharmooniast, kus tegutses agiitbrigaad. Ja selles brigaadis oli kindlasti Viktor Gurjev ja Georg Ots, Ilda Koni ja Leida Sibul, Roland Pikov, kes mängis Hawaii kitarril, mis siis oli suur uudis, ja eriti see Hawaii kitarri niisugune salapärane heli. Siis olid seal Anita Mittien Loo, kes alati tantsisid ja esitasid akrobaatilisi tantsunumbreid, hiljem Ants Vähejaus ja Elonna Spriit. Kindlasti oli seal Tekla Koha, kes mängis klaveril mingi klassikalise loo. Heljo Sepp mängis alati seal soolot. Ja siis oli seal kindlasti Ferdinand Väike. Tema jaoks pandi kohe lavale väike sirm ja ta tuli niimoodi sealt sirmi tagant lavale, et ega keegi ei näinud, et ta tuli. Järsku ilmus sinna sirmi peale reeglina sokk, sellise kikkis habemega ja kõvera sarvega ja siis hakkas üks mees hääl laulma, et sokukesel habe pikk, teine sarv on kõverik. Vladimir Tarkpea tavaliselt saatis Ferdinand Väiket klaveril ja see, kuidas siis see Värdi seda sokku siis taltsutas ja kuidas ta selle nukuga mängis ja kuidas ta selle nuku habet silus ja kuidas see kapsapea sinna järsku ilmus ja hiljem täiskasvanuna tema kodus ma muidugi kõike nägin, kuidas see kõik toimus. Tol hetkel ma ei saanud sellest loost üldse aru. Ma ei mõelnud ka selle peale, kuidas see kapsas seal saab üldse olla ja kuidas see sokk saab laulda. Aga see oli visuaalselt nii sugestiivselt esitatud, et see kiskus lapse lihtsalt kaasa. Ja ta läks kuidagi sujuvalt üle järgmise numbri peale. Ja muidugi siis, kui juba Buratino ilmus, siis oli teada, et sellega mängib Ferdinand Väike. Ja hiljem oli mul muidugi ka raadios töötades võimalik kuulata ja ise katsetada seda Buratino häält. See, kuidas moodi siis Värdi oma hääle üles maski tõstis niimoodi, et ta selle pehme suulaega ja keelega sai sellist isevärklikku läbi nina inisevat häält teha. See oli muidugi tema professionaalsuse tulemus. Aga esimesena tehti ju Buratino hääl raadios.
Värdi lihtsalt laulis ja rääkis oma tekstilinti ja siis tol ajal olid niisugused isevärklikud suurte ketastega magnetofonid, kuhu mahtus ühe kette peale terve kilomeeter linti. Ja siis see jooksis magnetpea ja ühe võlli vahelt läbi see lint ja siis Eero Sepling, tollane helirežissöör Kuuldemängude stuudios, tõstis selle lindi lihtsalt teisele poole võlli ja see tähendas seda, et see lint hakkas poole kiiremini jooksma. Ja vaat niimoodi tuli Buratino hääl. Aga siis tuli harjutada, et kuidas päriselt seda teha? Jah. Ja pärast siis muidugi Värdi siis käis raadios ja kuulas ja proovis ja harjutas ja Eero Sepling kogu aeg lindistas teda ja kuulasid koos ja Värdi musikaalse inimesena ja hea takti tunnetusega haaras kiiresti seda. Muidugi see võttis tal kõik aega. Aga praegu ma ei oska hinnata seda, kas tema esimesed etteasted Buratinoga seal kontserdilaval, kas see hääl oli nüüd nii adekvaatne sellele raadiokuuldemängu häälele? Ma ei oska seda, siis ma ei saanud sellest ju midagi aru, see on jälle tagant järele tarkus. Aga see sai see hääl talle juba nii omaseks ja see oli tal nii sisse kasvanud, et ta teinekord isegi kodus unustas ära, et ta ei ole Buratino. Hakkas Buratino häälega rääkima ja siis tema abikaasa Irene hüüdis talle, et Värdi, sa oled kodus. Nii et ta kasvas selle Buratinoga niimoodi kokku. Ja hiljem siis, kui ma juba nägin teda, kui see riikliku Filharmoonia giidbrigaad lõpetas eksistentsi, aga ta ise käis ikkagi üksi oma kohvriga, tal oli 2 kohvrit ja sirm ja käis siis koolides ja lasteaedades esinemas. Vaat siis ma juba nägin ja hakkasin aru saama sellest, et mõnikord oli tal isegi raske seda Buratino häält teha, sest see siiski koormab häälepaelu. Sa pead kogu aeg oma hääle hoidma maskis ja kogu aeg selle pehme suulae ja keelega niimoodi mängima, et sa ei kaota seda tooni, et sa ei kaota seda heli kõrgust. Ta oli selles osas muidugi väga professionaalne ja hiljem, kui Uno Leies oma selle Buratino näidendi kirjutas ja hakkas ise Buratinoga mängima ja Väino Luup hakkas Ferdinand Veiket asendama, siis Leiesel ei tulnud see asi nii hästi välja. Väino Luup sai selle kiiremini kätte. Aga see, et need mehed eesotsas Värdiga olid niivõrd seotud nukkudega. See on tõesti hämmastav. Ma olen mitu korda mõelnud, et nad olid ju soliidsed, minu meelest tänapäeva mõistes ebanäitlejalikud tüpaažid kõik. Soliidsed härrased ja nüüd järsku võtavad kätte nukud ja hakkavad nukkudega mängima. Aga seda tehti niivõrd professionaalselt ja nii oskuslikult, et laps unustas ennast täielikult. Ja vaata seda kõike adusin ma ka siis, kui ma tegin raadios saateid Ferdinand Veikega. Ma käisin temaga väga palju kaasas, koolides, lasteaedades. Värdi esines väga palju, just oma selle kavaga, kontserdikavaga ja pärast seda tuli ta alati laste hulka, aga ta jättis nuku sirmi peale. Ja kui oli vaja seda nukku liigutada või oli nukul vaja öelda mõni õpetlik elutarkus, siis ta läks sinna sirmi taha ja tegi selle nukuga koos ära. Niimoodi, et ma usun, et enamus lapsi ei saanud aru, kuidas see nukk siis nüüd järsku nii targaks sai ja mis asja ta õpetab ja kuidas see võimalik on ja kuhu siis see Värdi kadus.
aga ta tegi niivõrd professionaalselt seda ja ta oli niivõrd hasartne, ta elas absoluutselt kõigele kaasa. Ja ma mäletan neid suuri Agiitbrigaadi kontserte Estonia kontserdisaalis. Need olid ka lastele siis mõeldud? Jah, need olid niivõrd emotsionaalsed ja kõige rohkem jäigi meeldevad just Ferdinand Veike oma nukkudega. Ma mäletan, et minu meelest oli see vist 54. aastal, oli seal üks suur kontsert, mis oli spetsiaalselt selle kontserdi lava jaoks ja saali jaoks tehtud. Kurjev ja Georg Ots laulsid seal mingit duetti ja ma mäletan, et Sibul ja Koni laulsid seda Podelski on mulle kallis kodupaik ja siis tuli Ferdinand Veike 2 ümmarguse nukuga, need olid nagu suur päikeseketas. Need olid optimist ja pessimist. Optimistil oli näo suujoone nurgad ülespoole, pessimistil olid allapoole ja Värdi siis mängis nendega vaheldumisi. Ja need olid nüüd niisugused nukud, mida ta rohkem kasutas täiskasvanute programmides ja täiskasvanutele esinedest. Tänu sellele, et need olid pessimist ja optimist, sai ta nende kaudu viidata ühiskonna kas probleemidele või ühiskonnas toimuvatele meeldivatele sündmustele. Lastega oli see natukene raskem, sellepärast et tol ajal ei olnud lapsed nii elutargad ega nii 2 jalaga elus, kui on tänapäeva lapsed. Ja lapsed ei saanud siis ka sellest kriitikast või niisugusest ülevoolavast positiivsest emotsioonist alati aru. Aga sellel kontserdil, kus ma neid nukke esimest korda nägin, see oli preemia kontsert Tallinna tublidele pioneeridele. Mina siis veel pioneer ei olnud, aga tänu emale ma muidugi olin seal saalis. Ja siis ma hakkasin aru saama, et Ferdinand Veike ei mängigi ainult soku ja kapsapeaga. Et tal on ka teised nukud. Ja need huvitaval kombel need numbrid ju kordusid tal kontserdist kontserdile ja ta käis nendega ju ka raadios esinemas ja siis, kui televisioon tuli juba ja televisioonis ta nendega mängis, siis neid nähti ju korduvalt. Aga mitte kunagi ma ei mäleta, et ma oleksin tüdinenud nende numbrite vaatamisest või et ma oleksin tüdinenud olnud nendest nukkudest. Eriti on mul see sokk oma kikkis kõvera habemega jäänud meelde ja see kõver sarv ja teine, mis mul on ka veel väga meelde jäänud, on väikeste luikede tants. Vaata, see oli ka üks selline asi, et kui näiteks publik ei tulnud kaasa, isegi kui saalis olid täiskasvanud inimesed, Värdi tegi seal mingisugust programmi, siis olid asutuste peod väga populaarsed. Ja siis kutsuti sinna nii Estonia solist esinema mingite opereti või ooperikatkenditega, aga seal oli ka alati Ferdinand Veike. Ja Värdi siis oma nende kohvrinukkudega siis esines selle sirmiga. Aga kõik numbrid ei läinud publikule niimoodi peale. Ja Värdi tunnetas ära, et ta ei saa saali kätte. Ja siis ta võttis 4 luigekest ja tantsis väikeste luikede tantsu. Ja saal oli tal hoobilt käes. Ja see sütitas teda ennast ka niimoodi, et teinekord oli teda raske pidurdada, ta ei tahtnud lavalt ära minna. Tal mõte kogu aeg töötas ja ta oli üldiselt ümbritseva eluga ja ühiskonnas toimuvaga väga hästi kursis. Ja ta oli selles mõttes suur diplomaat, et ta teadis täpselt, kus on piir, kus maani võib kriitikat edastada või üldse millegi kohta mingeid vihjeid jagada. Värdi ei eksinud, ta ei teinud vigu.
ma ei tea, kas tal oli kunagi mingisugune lavakeeld sellepärast, et ta oma suuvärki ei talitsenud. Ma ei tea sellist fakti. Oli võib-olla küll lavastustega seotud, et siis oli ju kunstinõukogu ja kõik keskkomitee ja klavliit pidid kõik ju kinnitama ja olid kontrolletendused ja siis võis olla seal küll päikesekiir oli vales suunas või oli mõni asi vale värviga, mingi kombinatsioon või oli siis tekstis midagi, mille näitlejapoolne intonatsioon andis teise aktsendi. Et vaat sellised väikesed viperused muidugi olid, aga et Värdil oleks olnud oma suuvärgi pärast kunagi pahandusi, ma küll ei tea, sest on veel üks selline fakt, et kusagil 70. aastate lõpul Pärnus oma sõbranna Pärnu kultuuriajakirjaniku Helle Tamme juures ma kohtusin tollase teatriühingu esimehe Eino Laksi ja tema abikaasa Inge Põdraga. Elle Tamm oli juba kirjutanud Inge Põdrast ja Ülle Ullast raamatu. Ja kuna Ferdinand Veike tantsis ju kunagi Kalevipoega Estonias ja mitte ainult, ta oli Estonia balletitantsija, siis ilmselt see jutt läks kuidagi ka balleti kaudu Ferdinand Veikeni ja jõudis sinna Nukuteatrisse välja. Ma ei mäleta täpselt nüansse, aga ma mäletan, et Eino Laks küsis mu käest, et kas te ei taha kirjutada Ferdinand Veikest raamatut sarjas Teatriteed. Ja ma ütlesin, miks mitte, et kui Ferdinand Veike on nõus, siis miks mitte. Värdi oli nõus ja me tegelesime selle asjaga ma ei tea, ikka 5-6 aastat päris põhjalikult. Aga mina ei saanud siis aru, et ma olin liiga noor selliseks materjaliks ja loll, ma ei osanud lihtsalt seda materjali ära kasutada. Praegu ma küll teaksin, kuidas ma seda teeksin. Aga algmaterjali kogunes ja tänu sellele ma käisin Värdiga väga palju koos esinemas. Ma olin väga sage külaline tema peres, ka tema suvilas. Ma käisin Nõval iga sügisel seenel. Kui ma sealt, mul oli siis Sapakas, kui ma sealt siis ära tulin, siis see Zaporožetsi pagasiruum oli kõik pungil seeni täis. Ja mind hämmastas iga kord see, kuidas iga asjaga, kas või tavaliselt metsas leitud seenega, oskas Värdi mängida. Ja tal oli kohe tekst varrukast raputada. Ta oli lehest midagi lugenud, mis ajas kas siis naerma või vihale, ja ta oskas kohe selle asjaga, mis tal siis käes oli see siis seen või kahvel, vahet polnud. Ta oskas sellega kohe teha omaette numbri, mis sind haaras. Ma mäletan ühte niisugust stseeni, see oli siis seal nende Lomonossovi tänava korteris ja see oli mingi tähtpäev niimoodi, et sinna oli kutsutud ka abielupaar Mardna, arstid Aada Mardna ja tema abikaasa ja istusime seal lauas. Irenel oli küpsetatud kohupimakook ja panime kohvitassid kõik laua peale, aga ühte kohvitassi ei olnud. Sellest ei olnud mingit numbrit. Värdi läks kööki, võttis sealt ühe kruusi, tuli tagasi ja ta andis selle kruusiga niisuguse teatrietenduse sel samal teemal, et seltskonnas keegi ei saa kohvitassist juua kohvi, vaid peab kruusist jooma. Ja temas oli see näitlemise element nii sees, et see oli tal pealaest jalad allani. Igal ajahetkel. Ta nagu puudus niisugune realistlik 2 jalaga maa peal olek. Ta hõljus kogu aeg mingis fantaasias. Tal oli kogu aeg mingid illusioonid, mida ta tahab, kuhu ta tahab välja jõuda.
see sai talle muidugi saatuslikuks, sellepärast et kui sa oled nii üliemotsionaalne ja elad kõikidele asjadele niimoodi kaasa, no siis tahes-tahtmata meil kõikidel on üks elu ja üks tervis ja ikka kuskilt midagi annab järele. Ja ma mäletan seda infarkti, mille tagajärjel ta oli 3 kuud Tapal, kuidas see juhtus tal ühel esinemisel, sooloesinemisel ja kuidas Irene käis iga päev, sõitis Tapale sinna haiglasse Värdit aitama ja tuli ta sealt jälle nõvale ja oli jälle hea seene korjamise aeg ja kuidas ta tahtis ka tulla kaasa, aga Irene ei lubanud. Siis nad jalutasid kahekesi käest kinni ja mina siis korjasin. Värdi laulis kogu aeg ja näitas, näed, seal on seenekene, kui ma selle seene jälle korvi korjasin, siis või võttis Värdi minu käest ära, eriti kui oli selline suur puravik. Siis ta mängis selle puravikuga niimoodi, et noh, teinekord unustasid ära, miks sa sinna metsa läksid. Et ta oli tõesti üliemotsionaalne. Ja kui ma siis ütlesin talle lõpuks, et tead, Värdi, anna andeks, aga mina ei ole see inimene, kes sinust nüüd raamatut hakkab kirjutama, et ma ei tunne seda asja nii palju. Ja ma ei saa väga paljudest asjadest aru. Ja oli ka aeg, kus nii mõnigi kord langes tööle ette parteiline tõkkepuu. Ja see oli ka Värdi raamatu puhul selline juhus. Ja seda tegi tema enda väga hea sõber. Aga no siis mindi karjääri nimel üle laipade, kui oli vaja. Ja ma mõtlesin, et Värdi saab uuesti infarkti. Üldse mitte, ta vaatas mulle silma, ütles, et luba, ma kallistan sind. Meil oli väga tore aeg. Me tegime nii palju huvitavaid asju. Ja ma ütlesin, et tead, ma annan kõik need materjalid sulle. Ma olin teinud ära terve suure nimekirja Nukuteatri algusest, kus olid kirjas kõik need lavastused, mida Värdi oli Nukuteatris lavastanud. Ja ma andsin kõik need nimekirjad ja kõik need intervjuud, mis oli tehtud nii Värdiga kui ka Nukuteatri näitlejatega, ma andsin kõik Värdi kätte. See oli siis päris pika perioodi jooksul, kui te seda ette valmistasite? No, kui ma nüüd seda raamatut vaatan, siis ma imestan, et väga vähe sellest materjalist on siin raamatus, aga see ei ole etteheitena öeldud, sest iga autor kasutab sellist materjali, nagu tema tahab. Aga need materjalid peavad olema kõik seal teatri- ja muusikamuuseumis. Näiteks mul on muidugi kahju praegu sellest, et nendest esimestest Nukuteatri etendustest ja Nukuteatri avamisest ja minul ei ole mitte ühtegi pilti. Sest tol ajal lihtsalt ei olnud fotoaparaate ja ei olnud kombeks, mis asi on selfie, siis ei osatud uneski sellist asja mõelda. Aga ma usun, et teatri- ja muusikamuuseumis on siiski nendest mingidki pildid olemas. Ja mul on väga hea meel, et väga palju tollaseid nukke on siin teatrimuuseumis. Nende iga nuku valmimise juures, ükskõik kas seda tegi siis Vello Kaljumaa või tegi hiljem Voldemar Ilves, oli alati Värdi nukkude valmimisega seotud. Ta oli alati kättpidi seal juures, ta ise proovis alati kõik nukud järgi, kas see võib olla näitlejale mugav või ei. Sest kui sulle see nukk ei ole käepärane ja mugav, siis ükski näitleja ju ei suuda sellega mängida ju. See on ikka füüsiliselt niivõrd raske töö, et ma võrdleksin seda balletitantsija tööga, kuigi spetsiifika on erinev, aga sul peab olema imeline füüsiline vorm, et nukuga
päevast päeva mängida. Ja kui ma mõtlen selle peale, kuidas Nukuteater käis mööda vabariigi koole, kultuurimaju, lasteaedu ja teisi lasteasutusi, siis ega nad ju eriti kodus ei olnudki ju. Seal esimestel aastatel oligi üle 300 etenduse, mis anti väljaspool statsionaari. Aga see tähendas ju seda, et tol ajal ei olnud ju mingeid hotelle, nagu nüüd on, ma ei tea, mis Meritonid ja Grandid. Tol ajal oli, kui oli rajoonikeskuses võõrastemaja, no oli hea. Raudvoodis oli sees, madrats peal, paikatekk ka ja väike padi ja see oli kõik. Terve maja peal oli üks tualett ja kraanikauss ja sellega tuli hakkama saada. Ei mingeid restorane, ei mingeid sööklaid, sa pidid ise ju kõige eest hoolitsema. Aga oli ju ka selliseid olukordi, kus anti etendus ära ja sõideti õhtul bussiga koju ja hommikul jälle bussi ja mujale. Ma tegin nii mõnegi sellise ringreisi kaasa ja seda just siis, kui ka Värdi käis. Noh, ikka selle raamatu kontekstis. See on imetlusväärne, mida Nukuteatri näitlejad pidid taluma ja kuidas nad selle kõik üle elasid. Tänapäeval oleks kohe öeldud, et ju see oli väga tasuv. Siis oli kõikidel üks kuupalk ja päevaraha ja kogu lugu. Ja kui ma mõtlen selle peale, et Värdi elatas iseennast ja terve oma pere selle nukumänguga ära, ei olnud tal mingeid miljoneid ega mingeid fonde ega sponsoreid ega mitte midagi sellist. Oli kuupalk ja komandeeringu päevarahad ja aitas sulle sellest. Kui tal ei oleks olnud Irenet kõrval, kes oli ka kogu hingega oma mehe töö juures hakkamas, kes toetas teda mitte ainult moraalselt, vaid teinekord ka oma kätega, ta oli väga osav käsitöötegija. Ja kui oli vaja näiteks Värdil mingi uus kontserdinumber sisse mängida, siis hiljem, kui nad elasid seal Pärnu maantee ja Sakala tänava nurgal, oli nendel üks nii suur tuba, et ta sai sinna selle sirmi üles panna ja Irene, kes töötas lasteaias, tõi sinna teinekord lasteaiarühmad vaatama Nukuteatrit ja Värdi sai siis proovida laste peal, kuidas üks või teine mõjub ja loomulikult tervitas kõiki lapsi Buratino ja loomulikult saatis Buratino lapsed ära, õpetades, kuidas tuleb tulla külla ja kuidas tuleb külast ära minna. See oli lastele väga hea õppetund. Ja see on täitsa uskumatu, et täitsa oma kodus niimoodi mängis lasteaiarühmale. Ta ei suutnud, ma muidugi kunagi ei küsinud ta käest, aga praegu mõtlen, et ma oleks pidanud ta käest küsima, et kas ta unenäod on ka seotud nukkudega. Aga küllap olid. Ta oli ikka nii hingelt nukuga seotud. Ja võt selles Ferdinandi raamatus on üks kiri, mille kirjutas Helmi Tohvelmann. Selle kirjaga on niisugune lugu, et see kiri on Estonia teatri arhiivis. Kui ma seda raamatumaterjali kogusin, siis ütles mulle Ferdinand, et oleks väga kena, kui sa saaksid intervjuu Helmi Tohvelmanniga. Et siis saab ka rääkida sellest Kalevipojast ja ta muidugi demonstreeris seda Kalevipoja mõõka ja neid samme, kuidas ta seda tantsus kasutas ja mismoodi seda mõõka pidi hoidma ja mida selle mõõgaga sai teha, see kõik oli tantsuline. Et kui Helmi ikkagi siis midagi räägiks. Helmi Tohvelmann keeldus, ütles, ma ei anna mingit intervjuud, aga ma kirjutan teile kirja. Ja vaat see kiri, millest ta iseloomustab Värdit, see on nüüd selles raamatus Ferdinand Veike, mees, kes mängis nukkudega.
See kiri oli minu käes, ma andsin selle koopia Värdile, ma ütlesin, et originaali ma jätan omale, et kui ükskord siis me jõuame raamatuni, et siis seal kasutame. See on siin 146. leheküljel olemas. Ja minu üllatuseks, kui ma Helmi Tohvelmanniga rääkisin, enne kui ta selle kirja oli valmis kirjutanud, ütles Tohvelmann mulle ka, et teate, et see on mees, kes on jäägitult pühendunud oma rollile. Värdi, ta on sündinud Kalevipojaks, kuigi ta füüsis on ebakalevipojalik ja ta võiks olla märksa jõulisem ja maskuliinsem igatepidi ja suurem, aga et ta on nii rolli sisse elanud, et see ei seganud, keegi ei mõelnud selle peale. Kõik vaatasid tema näitleja meisterlikkust. Ja et kui ma olen nüüd aastaid hiljem käinud vaatamas Nukuteatris tema lavastusi ja vaadanud televisioonist tema Buratino esinemisi, mis olid ju ülipopulaarsed ja see oli enne seda Suure sõbra show'd. Ja enne Äpputu tükk aega, aga ta oli igapäevane külaline lastesaadetes. Et siis ma näen, et ta on täpselt niimoodi Buratinosse sisse elanud, nagu ta elas sisse Kalevipoja rolli. Et ta on jäägitult oma osas. Ta teab täpselt juba sündimisest saadik, missugune ta peab laval välja nägema ja missugune ta peab olema. Ja vaat see niisugune sünnipärane joon, see on harukordne. See ei ole õpitav. Ta lihtsalt oli niisugune. Ta ükskõik kus seltskonnas oli see siis mingi lastega kohtumine või oli see perekondlik või ta ju käis väga palju Ramm 3-ga esinemas ja esines ka Riikliku Akadeemilise Meeskoori kontsertidel ja siis tema oli see, kes dikteeris tempo ja kes andis tervele sündmusele sära. Ja nii nakatavalt, et see õhtu ei hakanud lohisema, kõik läksid temaga kaasa. Ma mäletan ühte sellist kontserti ja seda rääkis eelmisel aastal ilmus raamat mul Olev Oja eluhetked piltidel ja Olev rääkis mulle ka seda ühte Rammi kontserti, kus Buratino tuli Rammi kontserdile teadustama. Ja ta oli sirmi taga, aga Buratino istus sirmi peal ja kuulas ja Olev ütles, et tead, mul oli niisugune tunne, et Ramm ei saagi laulma hakata. Sest Buratino kogu aeg õpetas ja Buratino tahtis kangesti ise dirigeerida. Ja Olev ütles, mina olin sirmi taga ja pidin koori dirigeerima, aga saalis paistis välja, et Buratino dirigeerib. Ja ütlesid, ja no ei hakka pihta, no tee, mis tahad, tal on niivõrd palju rääkida, ta tantsib ja kõik vaatavad seda, kuidas see Buratino ikka tantsib seal sirmi peal ja mis asja ta teeb ja kuidas ta seda nina nuuskab ja ütlesid, terve saal rõkkab naerust. Mehed rõkkavad kaasa seal laval, ühed on täiesti muusikast kaugel, kõik möllaksid koos Buratinoga. Ja Olev ütles, et mul ei jäänudki midagi muud üle, ma näitasin talle rusikat sellele veikele ja panin näppu suu peale ja lõi koori lahti. Ja ütles, et ise tahtsin ka vaadata, kuidas siis see Buratino seda dirigeerib. Ja ütles, et kas sa usud või ei usu. Buratino dirigeeris täpselt takti, täpselt muusikasse, nii nagu mina. Ütles, et kuidas saab Värdi ju vaatas kogu aeg pealt mind, mida mina tegin ja siis transponeeris minu liigutused Nukule. Et see on ikka ülim professionaalsus. Aga ei olnud hirmu, et teda enam ei kutsuta kaasa, et varastab kogu selle show seal ära? Jah. Nii oli. Ja ma küsisin siis Olevi käest, kui palju te siis koos esinesite. Olev ütles, et ma ei mäleta päris täpselt, aga ega me üle 2-3 kontserti ei saanud, sellepärast, et ta varastas tõesti show.
et ta oli selles mõttes ikkagi väga erakordne ja need tema koolikontserdid, mis ta koolides andis, ei olnud vahet, kas seal saalis olid algklassi õpilased või keskkooli õpilased. Ta sai kõikidega kontakti. Tal oli väga hea ja terav silm, mis oskas näha ja tabada detaile. Kui ta juba läks läbi saali, siis ta kindlasti nägi, tal oli alati kellegagi silmside. Ta nägi ära selle, vaata, siin on nüüd praegu niimoodi, ma võtan sellest faktist kohe kinni, ma teen sellest kohe numbri. Et see improviseerimisoskus. Improvisatsiooni oskus oli tal fantastiline. Fantastiline. Igas olukorras ta tunnetas igal pool saali. Ja ta sai alati selle saali kätte. Alati. Siis ta ju mitte ka ainult ei mänginud nukkudega, vaid ta ju tegi seal step-tantsu ja ma olen nagu... No see oli kõik tänu sellele Estonias oldud ajale ja tänu Estonia balletilavastustele ja ka Draamateatris ju. Ja ta steppis ju veel kõrge eani, minu meelest 80. sünnipäevalgi ta siin steppis veel. Nii et ta oli tõesti erakordne inimene ja just see oskus, ma ei tea, kas kui tal ühtegi muud nukku käepärast ei olnud, siis tal oli alati kas või 2 kartulit taskus. Ta urgitses sinna kartulisse mingi süvendi just niimoodi, et tal näpud mahtusid sinna sisse ja ta tegi nende kartulitega numbri. Ja tõesti tegi niimoodi, et kõik vaatasid. Kui tal midagi muud ei olnud, siis ma mäletan Nõval, ükskord ta andis ka ühe sellise etenduse külarahvale, vabaõhuetenduse lihtsalt ka niisugune, oli külapidu ja rahvas kogunes ja Värdi võttis oma sirmi, see ei olnud tal plaanitud ega keegi ei olnud teda palunud, aga ta oli ka külaliste hulgas ja läks siis võttis sealt rehe alt selle sirmi aga ega tal ei olnud, tal olid mingid nukud kusagile linna kohvrisse jäänud. Ta võttis lihtsalt ühe luua ja ta tantsis selle luuaga seal sirmi peal niimoodi ja laulis niimoodi ja tegi sellise dialoogi sellest kohalikust elust, et rahvas lihtsalt rõkkas naerda. Ma olen mitu korda mõelnud, et kui ta praegu oleks oma eluloome parimais aastais ja oleks Riigikogus, mis seal siis toimuks? Või kui ta siis esineks kas või selle Riigikogu, nüüd tehakse muusikal Reformierakonnast, aga kui tema oleks oma nukkudega näiteks kas või selle sama sokuga või pessimisti ja optimistiga, mis tekst sealt võiks tulla? Kuidas ta selle rahva naerma kõik paneks ja kuidas ta oskaks probleemi lahenduse õigel ajal lauda tuua. Aga toona, kas siis olid tema need etteastud olid ka poliitilised? Täiskasvatuna, jah. Lastega oli muidugi selline probleem, et nii nagu ma ütlesin, lapsed ei olnud ühiskondlikult nii informeeritud ja aktiivsed tol ajal kui praegu. Ma ei tea muidugi seda tema elu lõpuaastate aega, kui ta seal Ida-Virumaal oli kultuurimaja juhataja. Sinna ma ei sattunud, ma ei tea, mida ta seal tegi. Aga ma usun, et ka kõrges eas ta ei kaotanud oma niisugust kätt, mis hoidis kogu aeg sõrme elupulsil ja ta ei kaotanud ka huvi ümbritseva elu vastu ja see tahe kogu aeg juhtida läbi huumori ja nalja tähelepanu
elu kitsaskohtadele. Noh, see oskus süvenes tal ju kogu aeg, juba lihtsalt elukogemused dikteerisid selle ja tal oli niisugune geen olemas. Et ükskord Irene ütles väga ilusti ja tabavalt Värdi kohta, et ega ta jutt oli sellest, et kas ta kodus ka midagi teeb, kas ta aitab ja õpetab, et kuidas seda lastega suhtleb ja on ta isana lastele niisugune hea õpetaja, pedagoog. Ja Irene ütles, et palju ta siin kodus on ja kui ta kodus ongi, tead, tal puudub, paigal istub see soolikas, ta ei saa lihtsalt, tal on kogu aeg midagi teha. Ja ta tõesti tegi ise neid nukke ja parandas seda sirmi ja kui ta siis seltskonnas järsku jäi niimoodi mõttesse ja nagu kaugenes üldisest seltskondlikust vestlusest, siis sa said aru, et ta mõtleb uut numbrit. Ta mõtleb midagi uut situatsiooni, mida kusagile missuguse nuku etteastesse panna. Ja kui siis koputasid talle õla peale, ütles, et Värdi, siis ta vaatas, et ja kohe tuli. Ja kui tal ei olnud nukku käepärast, kuigi Buratino oli klaveri peal kogu aeg, kui tal ei olnud mingi muud nukku, ta võttis või laua peal kahvli ja ta etendas selle loo ära. Jah, seda kõike kuulates ma mõtlen küll, et temal pidi olema natukene rohkem tunde päevas, et kõike seda jõuda teha. Ja. See, aga tema nii-öelda lisatunnid tulid tänu Irenele. Kui Irenet ei oleks tema kõrval olnud, siis ma ei kujuta ette, mis siis oleks saanud. Ta sai teha kõike tänu sellele, et Irene oli olemas, kuigi ta käis tööl, aga lapsed olid kogu aeg hoitud, lapsed olid pestud, lapsed olid toidetud, lastega kogu aeg tegeleti ja seda kõike tegi Irene. Aga samas ma pean ütlema, et kui oli perekonnas mingi tähtpäev, selle tähistamine, ma küll ei mäleta, et Irene või lapsed oleksid öelnud, et isa ei ole kohal sellepärast, et tal on kuskil mingi esinemine. Ta oli alati kohal. Ja kas või see, kuidas ta poeg Jaak teismelisena hakkas õppima trummi, kuidas ta otsis seda trummi ja kuidas ta kogu aeg käis Jaaguga kaasas ja tundides seal Otsa koolis ja ta võttis kõike maksimaalse huvi ja tähelepanu ja osavõtlikkusega. Et ma ei tea ühtegi teist niisugust inimest. Et selles mõttes ta oli ikka fantastiline ja ma arvan, kui ma mõtlen sellele ajale, 50. aastad, Stalin suri 53. Enne seda juba mängiti Draamateatris, näitlejad mängisid nukkudega. 52 sai Värdi ajada asjad nii kaugele, et oli riikliku nukuteatri asutamine Eesti Vabariigis. Siis oli Eesti NSV. Tähendab, selles inimeses pidi tema aktiivsuses ja peale hakkamises pidi olema midagi sellist, mis oli väga usutav. Ja samas, et ta jättis niisuguse soliidse inimese mulje ja teadmise, et ta saab selle kõigega hakkama ja et tal on olemas kollektiiv, kellele ta võib toetuda ja kes teda alt ei vea. Ja kas või see, ma mäletan seda tralli, kuidas ta seda maja siit Alma Vüü käest kätte võitles. See ei olnud ju sõrmenipsust ega ühe aasta töö, see oli aastaid. Ja kuidas ta käis etenduste ajal seal üleval laajal neid sõdurid palumas, et ärge laske püssi praegu pool tundi, meil on all saalis etendus. Ta ei läinud kunagi vihasena ega rusikas püsti. Mitte kunagi. Ta oskas seda teha kõike jälle niimoodi mänguliselt, et teised inimesed mõtlevad, et jumal, milles küsimus? Loomulikult teeme pausi.
et selles mõttes oli ta niisugune hämmastav natuur, et temaga ei olnud kunagi igav. Ta oli väga ustav. Ta oli väga pühendunud kõigele, mida ta ette võttis. Ta oli väga osavõtlik ja väga abivalmis. Väga tähelepanelik. Ma mäletan, kui ta käis ju vanas raadiomajas, lasteraadios Buratinoga kogu aeg esinemas. Ta ei tulnud kunagi lasteraadio toimetuse ukses sisse lihtsalt 2 kätt taskus, et tere, ma nüüd tulin, ma panen kaabu siia varna ja lähen siis alla stuudiosse. Tal oli alati kas mingi Irene küpsetatud kook või oli šokolaaditahvel ja kui tal ei olnud midagi, kui ta tuli kuskilt otse töölt, siis ta tuli mingi lauluga. Ta estendas ja esitas mingi numbri niimoodi, et kõik lasteraadio naised naersid. Tuju oli terveks päevaks hea ja siis ta läks stuudiosse ja kõik toimus nii, nagu helirežissöör ja toimetaja tahtsid. Oli probleem tema ohjamisega. Kui sa ütlesid talle, et Värdi, et räägime täna sel teemal, kui ta käis ta reisis ju Unimaga väga palju ringi ja pidas ettekandeid Eesti Nukuteatrist ja Nuku spetsiifikast ja Nuku rollist ühiskondlikus elus ja just sellisest didaktilisest plaanis. Ükskõik, kus see siis ka ei olnud, siis ta helistas ja ütles, et kuule, ma tulin nüüd sealt tagasi, tead, ma kohtusin seal sellise asjaga, ta rääkis läbi telefoni juba kõik ära, et ma tahaks tulla seda rääkida ka raadios. Siis oli vaja ainult küsida, kas räägib Buratino või Ferdinand Veike. No reeglina rääkis Ferdinand Veike, aga Buratino mängis lõpus ikka mingisuguse vimka. Et oli kaasas alati? See oli, nukku tal ei olnud, aga hääl oli ju olemas. Ja siis oli alati probleem, et ma ütlesin, et tead, kas sa tuled 5 minutiga toime? Ja. Ja siis, kui juba 15 minutit oli täis, siis ma ütlesin, et nüüd ma vist pean sind katkestama. Aga selle 15 minuti jooksul ei olnud mingi plära. Kõik oli väga asjalik. Ta suutis ära rääkida kõik, kus ta käis, miks ta käis, kellega ta seal kohtus, mida nendel kohtumistel räägiti, kuidas publik, tal oli ikkagi oma nukud kaasas, kuidas publik suhtus, mida ta publikult juurde õppis. Mõnikord oli päris anekdootlikke lugusid. Mõnikord oli jälle midagi sellist uut teise rahvuse kultuuris, millest polnud kuulnudki. Et tema esinemised olid alati väga sisukad ja õpetlikud ja kasulikud. Ja ma saan aru, et ta iga kord ikkagi üritas ka selles keeles midagi edasi anda. Tema rõhutas alati niisuguseid oskusi ja teadmisi, mis avardavad inimese hinge ja südant. See oli talle väga oluline. Ta ei olnud kurjuse ja kiuslikkuse propageerija üldse mitte. Tal oli, ma kordan veel kord, imetabane oskus näha detaile ümbritsevas elus ja kõiki neid ära kasutada. Tema jaoks elu oli ka omamoodi teatraalne sündmus, omamoodi etendus, mida andis iga kord isemoodi lavastada vastavalt ümbruskonnale ja situatsioonile. Nii huvitav. Mul on nii huvitav olnud kuulata neid kõiki lugusid ja meenutusi. Aitäh sulle, Age! Aitäh, et sa kutsusid! Aitäh nüüd jagamast, tõesti väga-väga tore. Ma loodan, et tuleb siis ka järg raamatule kogu selle materjaliga. Minult küll mitte, aga ma loodan siiralt, et meie Muusika- ja Teatriakadeemia näitlejate osa, just need, kes õpivad näitejuhtimist ja lavastajat tööd, et need ükskord võtavad selle Ferdinand Veike arhiivi, töötavad selle korralikult läbi
ja ma ei tea, kuivõrd palju temaaegsete näitlejate meenutusi ja arhiivimaterjale on olemas, aga küllap midagi on ja see kõik väärib tõesti omaette uut raamatut. Ega siis kõike, tervet elu ei saa ju panna kirja. Aga see raamat, mis siin praegu minu käes on, see Ferdinand Veike mees, kes mängis nukkudega, see on põgus ülevaade Ferdinand Veike elust. Aga kuidas ja miks ta ühte või teist näidendit lavastas ja millise sõnumi ta sealt tahtis edastada, vaata see kõik vajaks läbitöötamist. Kas või ainuüksi näiteks see fakt, miks Nukuteatris toodi lavale täis pika lavastusena üks ainus täiskasvanutele mõeldud lavastus, see oli see Kuradi veski, mille ta sai Tšehhist. Laterna Maagikas, ta käis seda vaatamas, Laterna Maagika käis siin seda ise esitamas. Aga meie lavastus oli ka fantastiline, mul on siiamaani silme ees Paltsepoli nukk, mida oli tehtud siis arvestades Kalju Reneli soove. Kalju Renel mängis selle nukuga niimoodi, et sa unustasid ära, millega või kellega on tegemist. Ja esimest korda nägin mina siis Eesti Nukuteatri laval ka nukkude kabareed. Aga ma korra siis ikkagi küsin selle täiskasvanud lavastuse kohta, et kuidas publik selle vastu võitis? Suurepäraselt, seda mängiti ikka päris palju kordi ja need olid kõik välja müüdud. Kõik olid, see oli uudne. Jah, esimest korda. Siiamaani olid täiskasvanud käinud lastega vaatamas neid laste väikseid tükikesi ja muinasjutte. Aga nüüd oli täiskasvanutele ja väga sügava probleemiga ja väga huvitavad nukud, kui ilusad nukud, missugune dekoratsioon. Ja seal oli siis ka juba valgustusega mängimist ja muusika ja see oli, mul on kahju, et seda ei ole videos. Aga siis oli selline aeg, et siis ei võetud midagi. Ja ka näitlejatel ei olnud endal filmikaameraid ega aparaate, et oleks seda saanud filmida. Aga minu teada see jäi nõukogude aja ainukeseks niisuguseks täispikaks muusikaliks, mis lavastati täiskasvanutele Nukuteatris. Nukkude maailm on ääretult põnev ja veel põnevam on jälgida, mida näitleja suudab selle nukuga teha, kuidas ta suudab sellele nukule hinge anda. Ferdinand Veike valdas seda kunsti suurepäraselt. Lihtsalt imeliselt. Kui ta seda ei oleks teinud, ma ei oleks siin praegu rääkinud, mis mul ikka siis nii väga rääkida oleks. Kuigi rääkida Värdist oleks veel oi, kui palju. Aga kõike ei saa ka ära rääkida. Kõik ei ole ilma rahvale. Aitäh sulle aga. Aitäh. Ja edu. Edu ja veel kord edu. Mul on hea meel, et see teater püsib ja et ta on selles majas, mille Ferdinand Veike sellele teatrile välja võitles.